17. jaanuari esimesel tunnil stardi saanud Utria dessant oli juba järjepanu 16. Nagu ka eelmine aasta oli seekord ilm meeldivalt jahe, kuid päikesepaisteline. Alustanud 26 võistkonna hulgas oli 3 naiskonda. Eesti võistkondadele pakkus konkurentsi ka Soome esindusmeeskond. Ligemale 36 tundi kestnud võistluse katkestas 9 võistkonda erinevatel põhjustel. Linnulennult 60 kilomeetri pikkusel militaarspordivõistlusel pidid osalejad proovile panema kõik oma oskused. Mõõtu võeti näiteks laskmises, esmaabi osutamises, takistusraja läbimises, luures, sideülesandes ja teistes militaaroskusi tõestavates katsumustes. Tartu maraton selle kõrval on jah, selline amatööride üritus. Ma võtan Päästeametiga ühendusse. Kohe. Päästeamet, kutsun. Sain ühenduse. Võtke see teaduvusega. Teatan plahvatusest, Oru-Turba rabase. On kannatanud. Rääkige vigastustest. Käsi otsanud, plahvatanud. Kopra tamm oli elupäästja. Õnnestus üle jõe saada üle Kopra tammi. Ega vanasõnaga ütleb, või see, mis vanasõna. Kihiti pead riietama, nii nagu kõik soovitavad. Kui sa kihitad ennast riidesse pannud, siis ei saa seda probleemi sul tekkida lihtsalt. Ja kui tekib, sa võtab mingi kihi ära, kui sa tunned, et sa lähed kohe higis hakkavad minema. This is our brave leader here. Even though he's second lieutenant. Yes. So he went this far, the swamp, and of course sheer ice water. There was 2 brave surgeons. So he saved his life. We saved, well, at least those. But this is like first aid checkpoint, okay. Right? Yes. The task for person. Yeah. So can we still have points for this? Of course. Janno! Läppani! Team number 13. Finišis on tunne, et rajal jäi veel varu, et punktides oli kindlasti kohti, kus on juurde panna. Aga füüsiliselt oli meeldivalt raske, piisavalt külm ilm oli, mis kui väike paus oli, siis hakkas kiiresti külm. Et see tegi selle võistluse nagu raskemaks. Ilmselt kõige olulisem on iseendast jagu saada ja meeskonnatöö ilmselt. Kui seda ei ole, siis ilmselt ei aita ka sõdurioskused suurt midagi. Lõpuni tuleb see meeskond, kellel on meeskonna vaim sees ja kerge huumor loomulikult ja ka professionaalsed oskused. Sellised sõjasportlikud võistlused on, ma leian, isiklik arvamus, Eestile väga olulised. Esiteks nad aitavad kaitseväelastel ja kaitseliitlastel võrrelda enda võimeid ja oskusi ja oma kogemusi teine teisega, sest kus sõdur neid veel saab võrrelda ainult võistlustel. Teiseks ta viib sõltuvalt võistlusest ja tema eripärast sõduri siis suhteliselt rahuaja tingimustes ligi lähedast situatsiooni, mis seda ees võib oodata. Sellest aasta järgmine on ainult ju missioonid ehk sõda.